ei ole see, et on, ma ei tea, suur trupp või suur saal, et siis automaatselt ka need mingid nominatsioonid või auhinnad tulevad, et ei pruugi. Aga lihtsalt hetkel on niimoodi järjest läinud. Ma tahaks siia kohe meie kiituseks öelda, meie žürii, et meil on nominentide hulgas 2 tööd. Üks on Kristo Viidingu Hullumeelse päevik, monotükk, mida Tallinnas mängiti ainult 1 kord pooltühjas Kleeni teatris Nõmmel. Ja teine on Triinu Meriste Lepingu roll, mida on mängitud ainult siin Koplis, tähendab seal Põhjala selles improteatri ruumides. Nii et me oleme ikka väga sügavale jõudnud oma pilguga, mitte draamateatrit vaadata. Tere tulemast kuulama või ka vaatama taskuhäälingut Teatrist Nuutrumiga. Selles taskuhäälingus võtame me arutelu alla erinevad teemad, mis on seotud teatri ja teatri tegemisega. Ja et märts on teatrikuu, mis mõneti nii-öelda kulmineerub 27. märtsil üleantavate Eesti teatri aasta auhindadega, siis täna räägimegi rohkem siis teatri aasta auhindadest ja üleüldisemalt ka teatri auhindamisest. Ja mul on siin täna külas 3 2024. aasta sõnalavastuste auhindade žürii liiget, lavastuskunstnik Karmo Mende ja teatrikriitikud Jaak Allik ja Johanna Rannik. Ja mina olen selle taskuhäälingu saatejuht Triinu Sikk. Ja ma alustuseks võib-olla palun teil veidi kirjeldada seda, milline suhe teil teatri vaatamisega on. Ja võib-olla see on selline ilmselge küsimus, sellepärast et tõenäoliselt me kohe kuuleme, kuidas žürii töö eeldab väga palju väga suures koguses teatri vaatamist, aga siiski veidi seda tausta avada, et kui palju te üldiselt teatrit vaatate ja võib-olla kui palju see teatri vaatamine erineb nendel aastatel, kui te olete olnud žüriis, nendest aastatest, kui te lihtsalt teatrihuvilisena teatrit vaatate. No enda poole pealt ma tahan alati teatrit vaadata tegelikult sellise positiivse kadedusega, et ops, kuidas nad oskavad. Ma ei lähe kunagi teatrisse sellepärast, et võiks nagu kriitiliselt mõelda, et küll ma ikka ise oskaksin ja nad ei oskasin mitte midagi. Loomulikult žürii liikmena olen nüüd 3 aastat teatris käinud palju aktiivsemalt kui varem, kuigi ma käin suhteliselt sageli teatris. Aga seekord ma käin valimata teatris. Ma vaatan ka neid etendusi, mida ma võib-olla ise ei vaataks, kui ma ise peaksin selle otsuse tegema, et kas ma seda etendust soovin näha või mitte. Aga just mõnikord on ka see, ma ei ütle, et peale sunnitud, aga see, et mille kohta sul on olnud mingi eelarvamus, et see osutub siiski jälle nagu, kui sa ei ole oodanud mitte midagi ja sa saad sealt jälle mõnusa üllatuse osaliseks, et pigem nende 3 aasta jooksul mul on paar korda olnud teatris see, kus ma tõeliselt vihastan ja olen isegi öelnud, et tahaksin et minult varastatud aega tagasi, mida ma selle etenduse vaatamisel kulutasin. Aga need on tõesti väga üksikud korrad. Või siis ma olen aru saanud, et see ei ole üldse meie žürii etendus, mida ma olen vaatama tulnud ja samamoodi nagu tundub, et see on nagu ajaraisk. No mina olen, või õigemini olin siis eelmisel aastal žüriis täiesti esimest korda. Ehk et enne seda minu kõik teatris käigud olidki kas seotud siis kriitikutööga või siis lihtsalt omatahtsi käimistega. Et kui ma kunagi hakkasin iseseisvalt teatris käima, siis ma käisin ikkagi suuresti sõnateatris. Siis mingi hetk leidsin enda jaoks ka etenduskunsti ja tantsuteatri, aga nüüd siis eelmisel aastal olin jälle ringiga tagasi seal sõnateatris. Kindlasti kõige suurem erinevus ongi kindlasti see maht. See puhas maht, mis saab nähtud žürii liikmetel. Ja see ka, et see repertuaar,
mis mul kui veel tudengil järsku avanes, on nii palju mitmekesisem, sest et noh, esiteks see, et piletid on meile tagatud ja ka kõiksugune transport on suuresti tagatud. See on mulle kui tudengile väga-väga suureks abiks, et muidu oma rahadest mööda Eestit aastaringi kogu aeg mitu kord nädalas ringi sõita väga ei malda. Aga jah, tänu nüüd sellele žürii tööle ma sain näha üle Eesti ikkagi tõesti väga mitmekesist teatrit, olgugi, et sõnateatri see žanri määratlus on justkui nagu võrdlemisi kitsas. No minu teatri vaatamine kestab juba 72 aastat. Esimene teatrielamus, mida ma mäletan, oli Draamateatri laval von Wiesini komöödia Äbarek Ino Baskiniga peaosas ja mäletan, kuidas Ino Baskin Mitrofanovskana istus Linda Dubino süles, kes oli tema ema proua Prostakova ja sellest on see asi peale hakanud ja jätkunud üsna intensiivselt ja siiamaani inimesed imestavad, kuidas ma jõuan nii palju teatris käia. Ja eks ma käin teatris ka siis, kui ma ei ole žürii liige, ma olen nüüd õige mitmendat korda küll, aga 4 aastat mind ei olnud žüriis, ma olin Kultuurkapitalis, aga ma olin seal mõningatel varematel juhtudel. Meie praegu reeglite järgi Teatriliidu kehtestatud võib olla žüriis kuni 3 korda järjest ja siis tuleb puhkusele minna, ära minna, sest seal väga oluline, et oleks rotatsioon. Nii, aga mis nüüd puutub konkreetselt selle aastasse, siis kõigepealt ma pean siin natuke korrigeerima saatejuhti. Ma ei ole mitte ainult kriitik, vaid ma olen niuke amfiib. 126 lavastusest, mis meie žürii pidi selle aastal vaatama, 2 on minu tehtud, nii et ma olen ka lavastaja. Ja see paneb ka teatri vaatamisele nägemisele mingi teise pilgu küll. Aga kui nüüd vaadata kokkuvõttes, ma ütlen lihtsalt veel ühed arvud, selles mind lõpuks huvitas, kuna ma žürii esimehena pean ka lõpuks andma mingi kommentaari, kui me oleme preemiad välja kuulutanud, mind huvitas statistika. Nimelt, ma räägin selle jutu kohe ära, sest et kui aasta läbi oli ja me kogunesime esimest korda niimoodi terve aasta kokkuvõtteid tegema, siis me tegime igaüks võis teha sellise nimekirja. Long listi ja ühesõnaga kõik neis 4 kategoorias, mis meil on, eks, mees ja nais peaosa, mees, nais kõrvalosa, keda tema sinna nagu esitaks. Ja me saime sellised huvitavad tulemused, see oli see vaba kriitika igaüks võis kirjutada, eks. Et naispeaosale me saime 17, meespeale 16, naiskõrvalosale 22 ja meeskõrvalosale 26 nominenti. No sealt edasi hakkas juba siis välja selle 5 leidmine, nii et kokku oli neid siis 81 neid. Ja siis ma lugesin huviga kokku, et sellest 126 lavastusest mitu siis oli ära üldse mainitud vähemalt ühe žürii liikme poolt ühe võimaliku kandidaadina. Ja sain kätte, et need 81 osatäitmist, sest meie žürii ei anna välja lavastaja ja kunstniku preemiat, see on eraldi jutt, meil on osatäitmised, oli jutt 51 lavastusest. Kui me võtame kokku 126, siis 40% lavastustest, mida me pidime nägema ja nägime, olid sellised, kus mingisugunegi, vabandust, et ma nii ütlen, aga mingisugunegi kunstisäde oli, mis meid kedagi meist erutas. Ja nüüd see tegelikult, ühed poolt võib öelda, et see pilt on hull, et 60% nagu oli see, mida Karma ütles, et kas tasub vaadata. Ja 40% oli siis, et ikka tasub vaadata, aga ega see, ma arvan, et sel aastal see protsent oli kõrgem. Teatriaasta minu meelest oli suhteliselt huvitav, suhteliselt edukas. Eelmistel puhtudel ma arvan, et see protsent võis olla väiksem. Ja ka seda näitab ka siis, kui me nüüd nominentide juurde lähme, ka seal on mul statistika olemas, palju teatreid ja palju inimesi tuli, aga jah, see põhistatistika oli selline. Ja ma tahan ühe asja veel ära öelda, et kaitsta oma žüriid siin mõlemad kolleegid. Kui me tööl hakkasime, me seadsime eesmärgiks, et vähemalt 2 žürii liiget oleks ära näinud iga lavastus. Sest neid on ikka jube palju ja meid on jube vähe. Ja siis ma selle võtsin nüüd kokku, tähendab sellest 126 lavastusest 99 vaatas rohkem kui 2 inimest. Minu meelest on see üllatavalt hea tulemus. 14 lavastust vaatas 2. 10 lavastust vaatas 1 ja 2 ei vaatanud keegi. See on siis nüüd žürii praak, see 2. Aga me loeme ju ka ja räägime kolleegidega, ma hakkasin mingeid nimetusi esile tooma, aga ma arvan, keegi meist väga suurt
südamevalu sellest ei tunne, et need 2 jäid üldse vaatamata. Aga see, et ikkagi 99 lavastust oli vaadatud rohkem 2 inimese poolt, näitab, et kui lõpuks me jõudsime nominentideni, jõuame laureaatina, siis on vähemalt, me oleme seda tööd tõsiselt võtnud. Aga kas te nagu sageli siis vahetate muljeid omavahel, nii-öelda soovitusi, et seda kindlasti peaks vaatama minema või tõesti, kui keegi on vaadanud midagi, mis tundub, et sinna ei ole teistel mõtet oma seda aega võib-olla nii väga panna? Ja meil on selline suur tabel, kuhu siis saab panna küljele kommentaare, et kui on mõni selline väga-väga meeldev osategemine, mida tõesti peaks kõik minema vaatama selle pilguga, et äkki siit midagi nüüd tuleb, siis ikka pandi see kirja. Ja esimees, ma mäletan, tegi ka etteheite meie žüriile, et me panime võrdlemisi liberaalselt sinna ikkagi neid soovitusi võib-olla rohkem kui pidanuks, et ikka vahepeal vähemalt minul jäi küll nagu harjumus sisse, et enam-vähem kõigest, mis ma nägin, ma ikkagi tõin välja mõne rolli, mis justkui siis nagu oli ikkagi tugev, et muidu hakkas nagu kahju või. No lisaks sellele meie ülesanne või kohustus on esitada ka sellele ühendžüriile, kes siis annab välja lavastajapreemia ja kunstnikupreemia. No neid lavastusi, mis me arvame, et see žürii peaks vaatama. Ja seal on, ütleme, igast žüriist 1, nii et meie žüriist on 1 esindaja, seal Tambet Kaugema, kes on ka žürii esimees, aga ülejäänud 5 on teistest, tantsu, muusika, etenduskunsti, kes ei käi kogu aeg sõnalavastusi vaatamas. Ja siis on oluline, et sõnalavastusžürii nagu ka teised žüriid esitaksid sinna, et minge nüüd seda vaatama, kas siis kujunduse või terve lavastuse kujunduse pärast. Ja see ülesanne meil ka oli ja see vajab rohkem kui 1 või 2 žürii liikme arvamust, et see oleks ikka žürii poolt esitatud, mitte et see etendus lihtsalt kellelegi meeldis. Ma just jäin ka sellele mõtlema, et see aasta jooksul esietendunud lavastuste üldarv on vist umbes sinna 300 kanti ja tõesti, kui sellest 126 on sõnalavastused, et esiteks loomulikult see sõnalavastuste maht on ju väga suur ja teil on 5 auhinda, lisaks ju siis ka see eriauhind, et 5 auhinna andmiseks te peate tõesti vaatama ära ju tohutu mahu. Ma julgen arvata, et see 300 kanti ikkagi ei ole. Kõigepealt need 126 on ka üsna mitmed, mida me nagu arvasime, et see ei ole meie ala, see on nagu etenduskunsti rohkem, aga ta jäi meie nimekirja. Ma uurisin etenduskunsti, žüriil oli vaatusel 38 lavastust, millest 10 langes kokku kas tantsužüriiga või meie žüriiga. Ja ballette ja ooperid meil 10 kaupa välja ei tule, lastelavastused kah, ma arvan, et see üldarv võib kuskil 200 olla, mitte 300. Eks seal ole jah alati see piir ka, et ma ei tea, professionaalse, poolprofessionaalse ja nii edasi. No see on meil üsna rangelt seatud see piir küll, et kui ma nüüd ei eksi, eks, see ei ole meie žürii poolt seatud, see on varem välja kujunenud, et kui on tegemist siiski, vaat nüüd mul ei sobi kutseliste näit, no ikkagi jah, tähendab see hariduse kohta, aga no ütleme kutseliste teatris, ütleme näitleja kõrghariduse saanud inimestega ja kui kes ka projektis ta ei pea olema kutselist teatris, neid me vaatame, kui on tegemist näiteks lavastajaga või kunstnikuga, kes töötab neis, no nüüd öelda rahvateater, mis ta on meil? Harrastusteatris, need ei käi meie all. Aga teie eelteadmised on ju väga suured nii lavastajate, näitlejate, tõenäoliselt sageli ka materjalide kohta või olete lihtsalt juba kuskilt kuulnud midagi, kuidas minna sellise puhta pilguga siis teatrisse? Sest žüriilt ju võib-olla eeldaks sellist, ma ei tea, neutraalset vaadet. Ma küsin enne ära Karmo käest. Mina ütlesin, et neist 126 2 on minu lavastatud. Aga palju sinu kujundatud olid? No tegelikult vist ma arvan 4 tükki. 4 ainult. No see kõige puhtam pilk on Johannal. Ja. Noh, ma arvan, et ja see sai meil ka žürii nendel vahekoosolekutel ka alati üle toonitatud, et kindlasti peaks just keskenduma näitleja tööle, täiesti ka ideaalis eraldi kogu sellest ülejäänud lavastusest ja sealt siis kaugemale minnes ka kasvõi, ma ei tea, teatri üldisest repertuaarist, teatri mainest, turunduse kvaliteedist, mida kõike. Et võib olla näiteks väga
näiteks väga suure eelarvega lavastus, millest on tehtud selline täiesti teatrisündmus, aga meie hindame seal juures ainult seda näitlejatööd, iga näitlejatööd, iga rolli eraldi. Ja võib-olla ka näiteks mõni lavastus, mis väga kõnetab, aga seal juures ei tohiks ennast lasta kuidagi sellest emotsioonist niivõrd üle kanda, et siis automaatselt kohe hakkame kõiki näitlejaid seal nomineerima. Ja tegelikult vist tuleks ka tõesti vaadata iga rolli eraldi selles mõttes, et mitte võtta arvesse selle näitleja võib-olla eelmisi rolle, samas kuidas sa hindad seda rolli, kui mitte arvestada kogu seda mingisugust, ma ei tea, varasemat karjääri, mingisugust arengut või? No ma tahaks öelda seda, tähendab, mul on muidugi kogu see eelmiste aastate ja aastakümnete vaatamise pagas olemas, aga ma tahaks öelda samuti, nagu Karmo ütles, et kõige suuremat rõõmu selle aastal tegid need etendused, kus ma lähen suure eelarvamusega, mis on tekkinud kas eelmise selle näitendi lavastuse pealt või ka ma ei tea, näitlejatel tekib ju ka teatud hoiak kriitikutele, need, kus on olnud positiivne üllatus, kus ma lähen teise ootusega. Need on olnud minu jaoks kõige suuremad rõõmuhetked sel aastal. Aga siis on ka selline asi muidugi, tähendab, see sõnalavastusžürii. Meil on nüüd aastate jooksul, väga pikka aega olnud see põhimõte, ma olen teatriliidu juhatuse liige, ühesõnaga žürii moodustamise juures, olnud, et see žürii koosneks kõigi erialade esindajatest, et seal ei oleks 7 kriitikut, et seal oleks nii näitajad kui lavastajad, kui kunstnikud, kui ka ütleme dramaturgid. Meil ka selle aasta žürii oli 2 näitlejateks, Lainemägi ja Tiina Mölberg, siis oli kunstnik Arvo Mende, siis oli dramaturg Piret Jaaks ja siis on juba 4, eks? Ja siis on, ütleme, Tambet Kaugemaa ja Johanna on kriitikud ja meil on amfiibinimene. Nii et üldiselt ja nii on ta alati olnud, et on olnud ka ikkagi väga, väga tuntud ja väga häid näitlejaid. Ja näitlejate puhul, ma räägin varasematest žüriidest, kui ma olen olnud koos väga heade näitlejatega, tarkade näitlejatega, meenub Kersti Kreismann, Kaie Mihkelson, Külliki Saldreks, žürii liikmed. Ja nende puhul on see vaatamine muidugi erinev, aga mis nüüd selge on see, et nemad käivad vähem teatris, nemad on käinud vähem teatris. Nad ei jõua, aga neil on töö ja ei ole ka nii suurt võib-olla hullumeelset huvi nagu meil kriitikutena, siis ikka meid jahmatab või on jahmatanud see üsna ühene mulje või tunne, mis neil on tekkinud. Issand, millist jama tehakse Eesti teatris. Ja nende teistkordselt žüriisse saamine on peaaegu võimatu olnud teiseks aastaks. Aga kas kriitikutel on siis rohkem ikkagi, see on selline missioon, et tuleb vaadata kõike või ka kuidagi äkki mingi lootus ja usk, et ikka läheb paremaks? Mul tekkis küll kuskil niimoodi poole aasta või 3 veerandi pealt mingisugune selline küünilisus või mingi kalestumus tekkis küll, et sai küll kopsule maksa. Aga siis tulebki teha väike paus niivõrd, kuivõrd saab seda endale lubada. Õnneks meil on žürii piisavalt suur, et ei juhtu seda, et ei riski sellega, et kui mina nüüd näiteks nädal või 2 ei käi kuskil, et siis jääbki võib-olla midagi nägemata. Et siis võtadki parajasti mingisuguse väiksema pausi ja siis lähed uuesti peale. Et ma nüüd tegin selle otsas, et ma olen nüüd selle aastal uuesti Sõnateatri žüriis, nii et ju seal siis ikkagi mingisugune selline, esiteks missioonitunne ja teiseks rõõm ikkagi on, et saab olla täiesti peadpidi selles kõiges sees. Et liiga suurt küllastumust ikkagi veel selle 1 aastaga ei tekkinud. Veel ei ole, et võib-olla aasta pärast tuleb uuesti küsida. Karmo, sa oled 3 korda olnud, ütle oma hoiak ära. Ei tead, ma ütlen seda, et nüüd kui ma vaatan, et mis uued tükid tulevad välja ja ma mõtlen, issand, ma ei pea seda vaatama. See on nagu sama vastukoht sellele, et ma tahan seda hirmsasti vaadata, aga ma pean tunnistama, et ma olen sellel hooajal vähemalt 3 uut draamatükki juba omal algatusel vaadanud ja need on olnud väga head, et tegelikult mul on kahju, et ma kõike ei näe. Aga mõnes mõttes tuleb küll see kuskil maal tuleb nagu see sein vastu, aga teine asi on see, et mõned teatrid peavad hästi hoolt, et kutsuvad meid esietendusele ja ma olen käinud väga mitmeid kordi Endlas ja Ugalas ja samas sa tunned, et mõne etenduse vaatamine siiski väikese distantsiga hiljem, kui esietendusel on siiski kasulikum, et hiljuti ma nägin just Vanemuises päevaraamatut, mis oli selleks ajaks juba väga-väga
küpseks saanud on ju, kui ma mäletan neid kommentaare, mida ennem esietendust on antud. Kuigi samas alati see esietenduse võlu, mulle kunstnikuna ka tegelikult ju meeldib see esietenduse võlu, vaid see on nagu kunstnikul lahtilaskmise hetk, et ega mul teatris ei meeldi kordamine, kui teatris on nii palju ameteid, kus korratakse nagu näitlejad, aga tead, ma ühe korra sain ka aru, et see kordamine on selles mõttes hea, et siis sa saad alati paremini teha. Meie oleme kunstnik on oma töö esietenduseks ära teinud ja paremaks ta ei lähe. No mina olen sellest 126 jutt kõnealast lavastusest näinud 99. Ja žüriil on ka see asi, et meil ei sobi peale esimest vaatust ära ka tulla. No seda pannakse tähele ja öeldakse, et ei vaadanud lõppu, need teine vaatus toimus mingid imed ja nii edasi. Aga mul on olnud üks tunne küll, mis on tekkinud ikkagi suhteliselt sage. Mul on olnud näitlejatest kahju, miks nad on pidanud sellise tohutu tekstimassiivi pähe õppima, kui ma ei näe seal vähimatki lavastaja poolset sõnumit või miks üldse see materjal ette võeti, miks selle 2 või 3 või issand, nad on veel pikemaks läinud lavastused, meile öelda tahetakse ja siis hakkab lihtsalt näitlejatest kahju, sest nad on, kui nad ei ole midagi projekti teatris ikka ka raha saada vabakutsulistega, kes see nüüd ikka väga ära ütleb, see peab olema üsna enesekindel ja rikas näitajad ja lähevad ikka, et miks nad seda peavad tegema, aga see on juba teine jutt. Aga Johanna ka, või üldse te mitmed siin mainisite seda, et teil on žüriis just nimelt selline laia pindse nagu taustaga inimesed. Karmo, kas sa vaatad kuidagi neid, just oli ju juttu, et just kui te vaatate ikkagi näitlejale keskendute, samas sinu taust on kunstniku taust, et kuidas need omavahel kokku saavad seal žürii töös? No loomulikult ma ei tea, kas see meeldib või ei meeldi, eks ju, tavaliselt nagu hästi liigitatakse, et kas, et sa hindad, kas sulle tükk meeldib või ei meeldi või kas sulle meeldib seal mingi osa, aga ma pean ütlema, et sellel hooajal ma olen käinud ühte etendust vaatamas ka ostsin pileti ja läksin teist korda teatrisse koos sõpradega, sest mulle meeldis see, et ometikord meil on hea naislavastaja, ometikord meil on väga head näitlejad laval, et midagi sellist, mis nagu varem noorena oli ju täitsa iseenesest selge, et sa vaatasid mingit asja 5 korda, sest sulle nii õudselt meeldib. Aga loomulikult ma vaatan ka kunstniku töö ja lavastaja töö koha pealt seda ja nagu Jaak ütleski, et kas see lavastaja on seda näitlejat seal lava peal aidanud või pigem vastupidi, et me näeme, kuidas see näitleja seal proovib uppumist ära hoida kõikide vahenditega, mis tal on ja mõnikord sellest ei piisa. Või siis teine asi, et ongi siit tükk, aga näitleja selles vabandus sõna kasutuse pärast näitleja selles kehvas lavastuses on siiski minu jaoks olnud nagu positiivne üllatus, et ma arvan, et ma oskan tervikut ka vaadata või ja me teemegi, teatritöö ongi kollektiivne töö, et tegelikult meil oli ka siin ühe tüki puhul just arutelu selles, et kuidas me siis nagu hindame näitleja suurepärast tööd, kui me tegelikult saame aru, et seal on lavastaja, seal on valgus, seal on heli, seal on kõik koreograaf, seal on palju abilisi. Mis toetavad teda. Kuigi näitleja on üksinda lava peal. Eks see ole jah, et selle eristamine on ju tegelikult ka teinekord võib-olla üha keerulisem. Aga Johanna, sina võib-olla jälle esindad seal žüriis siis sellist nooremat pilku, et kas sa oled kuidagi, ma ei tea, nendes aruteludes või vaatamises kuidagi tunnetanud seda, et sinu pilk võib-olla, sinu ootused on, kas on kuidagi teistsugused? No kindlasti selles mõttes ma olen tundnud õnneks, et minu hääl on samaväärne. Ja selles mõttes ma arvan küll, et ma olen veel näinud piisavalt vähe veel oma võrdlemisi lühikese elu jooksul teatrit, et mul ei ole veel seda sellist väsimust või sellist, et piisavalt võib-olla võrdlusmassiivi, et asjad veel on minu jaoks piisavalt uued ja ma ikkagi tunnen, et isegi olgugi, et ma olen
siis justkui siis ametilt nagu teatrikriitik, et minu see positsioon on ikkagi heatahtlik ja kaasaelav. Et tavaliselt ma võib-olla mõnikord tunnen ennast küll veidi nagu naiivsena või niimoodi, et näiteks kui oleme käinud žüriiga ühiselt kuskil, siis pärast arutame, siis minu esmane emotsioon on olnud küll pigem, et otsida mingisugust asju, mis, et see oli tore või kuidagi, et ei tihka võib-olla olla eos nii kriitiline kui teised, aga seda ma kindlasti veel õpin alles, et ma tegelikult tunnen, et ma just tahan olla kriitilisem. Jaak tahtis vahepeal midagi. Ei, ma lihtsalt võib küsida, ehk te veel küsite, et kuidas meelest need hinnangud välja kujunevad, aga ma eelnev ütlen ära, ma olen olnud žüriides ka välismaal, rahvusvaheliste festivalide žüriides Kanadas ja Venemaal ja Lätis ja tulevad kokku täiesti võõrad inimesed. Rahvusvahelistel festivalidel tavaliselt täiesti võõrad žürii liikmed. Meie siin vähemalt oleme üksteisest midagi kuulnud ja teame. Ja täiesti kummalisel kombel on teatud seaduspärased olemas, see, mis mina näinud olen. Hea ja väga hea tuntakse alati ära üksmeelselt. Eriti väga hea tuntakse üksmeelselt ära. Ma tean ühte juhtumit, kus oli suur skandaal kunagi. Ja halb ja väga halb tuntakse ära. Ja siis käib see vaidlus ja see just selle keskmise taseme ümber oleneb palju neid nominente, palju neid laureate on ja täiesti võõrad inimesed erinevatest riikidest, erinevate austaega, erineva vanusega tulevad kokku ja vaidlus, mis on väga hea ja mis on väga halb, tegelikult ei teki. Jah, ikkagi see, just nimelt, et see taju on ikkagi selline, et ongi väga hea lavastus, ongi tõenäoliselt see, mis kõnetab ükskõik millise erineva teatri või elukogemusega inimesi ja nii edasi. Aga kui veidi nüüd võib-olla vaadata tagasi tõesti sellele 2024. aastale ja sellele teatriaastale, mis teie jaoks sealt kuidagi esile tõusis, kuidas te ise loomustaksite seda teatriaastat? Mul näiteks tundub, et üha rohkem on küsimus selles, et kust algab etenduskunst ja kus lõpeb sõnateater. Et näiteks meie žürii valikus oli ka ekspeditsiooni Leviatan ja seal näiteks ma ei oska siiamaani lõpuks määratleda, et oli see nüüd siis etenduskunst või oli see sõnateater või näiteks, et kas seal joonistab välja mõni peaosa või kõrvalosa või on see kõik üks suur ansamblimäng. Et me küll lõpuks tegime seal mingisugused kaardistamised, aga need piirid on nii hägused, et üldiselt üldse ka teatriauhindade puhul see selline kategoriseerimine, et see on paratamatu, aga ma arvan, et mida aeg edasi, seda keerulisemaks see läheb, et kuhu siis panna üks või teine lavastus, sest meil ju on ka etenduskunsti žürii, aga jah, et kust maalt see jookseb, kas asi on siis alusmaterjalis või asi on meetodis, et kas on ansamblimängul põhinev, improvisatsioonil põhinev, kas põhineb mingisugusel, ma ei tea, Becketil või Tšehhovil või et kust see jooksma hakkab? Ma võin siin teatud tõlgida, kust avada. Tähendab, see etenduskunsti auhind, see on täna aastal 5. kord, see on nagu uus auhind. Ja tema loomisel olid entusiastid, mis tundus, et etenduskunstnikud ei pääse nominentidega laureatidena hästi löögil, ütleme põhjus oli see. Ja kui me palusime teatrid ühotses neil entusiastidel püüda defineerida, mis siis on see etenduskunst, siis sellega nad toime ei tulnudki. Meil puudub selle etenduskunsti definitsioon, kui me loeme statuudist, siis on see preemia, see on ühe reaga öeldud midagi, et kunstilisele originaalsusele või suunatud, mis ühendab erinevaid kunstiliike, teatri ja nii edasi. Üsna abstraktne. Ja nende eristamisega on kogu aeg olnud raskus ja nüüd ma ühe telgitaguse selgitan ära. Mulle nimelt enne, kui nüüd need lõppotsused tehtud, see kirjutas etenduskunstide žürii esimees Gregor Kulla. Ja tundis huvi, et mida siis meie, ta andis ka tehtud nimekirja, et kas me loeme need enda valdkonda või nende valdkonda kuuluvaks. Ja ma siis täna vastasin ja näiteks, et Leviatan on meie oma, otsustasin mina ära, nemad siis seda ei käsitlenud. Aga teiste puhul seal meiega nendel kattuvus ei ole, aga neil on näiteks kattuvus tantsuga küll. Nii et seda on ikka raske väga tõmmata, aga ma mõtlen nominentide osas, neil ei kattu midagi. Aga see on jah igavene probleem,
eks me siis näeme, kuidas ta lõpuks lahenev välja tuleb. Minu jaoks on see asi selge, aga ma julgeks ta kõvasti öelda. Kui korraks Gregori mainimiseks läks, siis tooksingi välja, et mina olen Sõnateatri žüriis kõige noorem liige, aga mul oli hästi hea meel näha, et kui ma nüüd just siia tulles vaatasin üle igaks juhuks möödunud aasta siis žürii liikmed, siis seal veel on proportsionaalselt üsna vähe eakaaslasi, kui ma nüüd raamistan seda niimoodi nagu näiteks Värske Rõhuse ülemvanusepiir on 33. Et siis meil on äkki seal 5-6 sellist nii-öelda noorte põlvkonna teatri esindajat, aga eri žüriides ja päris mitu neist on ka oma žürii siis esimehed. Et meil on seal Elerin Miilmann Salme Reegi žüriis, meil oli Sanna Lajal tantsužüriis, Gregor Kulla etenduskunstis, Karin Allik muidugi, et seal neid noori õnneks tuleb peale, aga loomulikult ma tahaks, et meid oleks veel ja veel, et oleks arvamuste paljusus, sest näiteks ma ei ole kindel, kuivõrd me suudame niimoodi a la 5-6 esindada ära selle võrdlemisi suure vaatajaskonna, ma ei tea, eelistused, huvid, suunad, kuigi see noor, ütleme siis niimoodi, teismeline pluss tudengiealine vaatajaskond on vist teatris üha vähem käiv, peaks seda üle kontrollima, aga siiski on ju, minu jaoks vähemalt on oluline, et see põlvkond, kes nüüd hakkab tulevikus kujundama seda teatri arengut, et see oleks siis ka, saaks sõna sekka. Aga kas sa tunned, et teil on teistsugused ootused ja vaated? Mina üksi ei julge igaks juhuks seda põlvkonna eelistust niimoodi edasi kanda, sest ma ei ole selles niivõrd kindel. Ma arvan küll, et see noorem põlvkond on rohkem etenduskunsti poole kaldu hetkel, aga jah, ma ei tea, kui ma mõtlen näiteks, et tegelikult need rollid, mis said meilt selle nominatsiooni, on ka suuresti ikkagi sellised oma olemuselt võib-olla etenduskunsti poole jällegi kaldu, et nad on veidi nagu transgressiivsed. Et päris mitu tükki neist on sellised, mis justkui ikkagi ületavad seda, ma ei teagi, teatri ja publiku vahelist traditsioonilist neljandat seina. Seal on mingisugune posttraumaatiline element, mingisugune iroonilisus. Et ma arvan, et jah, noorem põlvkond võib-olla tahabki teatrilt mingisugust rohkem seda pühaduse teotust või sellist nii-öelda ilkumist võib-olla. Et kui ümberringi kõik on väga ikkagi pilla-palla, siis tahetakse ka, et teater oleks natukene võib-olla küünilisem. Või justkui siis, ma ei tea, siiram, ausam. Ma natuke oponeeriks nüüd selles mõttes, kõigepealt rõõmustav uudis käesoleval aastal. Sõnalavastuste žürii esimees on noor lavastaja Anel, mitte niisugune vanakänd nagu mina. Aga kui me nüüd vaatame žüriid ennast koossi, eks, siis minu meelest see žürii, mis tõesti peab hindama tegelikult näitlejaid, me räägime meie žüriis. Siin oleks ikkagi vajalik, et see žürii liige, keskmine žürii liige, väga tore, kui noor inimene ka, oleks ta näitlejad näinud natuke rohkem kui 2-3-5 aastat. Ja näiteks, kui on olnud isegi ettepanekud, et tuleb sinna meie žüriisse kuskil 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi teatrikooli lõpetanud näitlejas, mina olen muidugi selle vastanud, sest keda ta siis nüüd hindab või mida, kui ta on ise alles, teeb laval oma esimesi samme. Nii et ütleme, selle žürii spetsiifika võiks olla natuke teine, aga näiteks, et etenduskunstide žürii, ma ei ole küll nende panust vaadanud, aga see on suurusjärgu võrra nooremad inimesed, eks. Ja eks ta nii siis olegi, sest ega vanemad inimesed enam või veel seda etenduskunsti nii hästi ei mõista. Mul on hästi hea meeles Sõnateatris, meil on see nagu erialade ja ka põlvkonda ampluaa on hästi suur. Ma arvan, et see on ka oluline. Et kui hakkaks tõesti domineerima ainult, ma ei tea, 20, 30, 40 vanus või näiteks värsked, kas siis teatriteaduse või lavakooli või Viljandi vilistlased, et siis seal läheks nagu ühele poole jälle kaldu. Aga just see, et oleks
perspektiivide arvamuste paljuses võib olla ka mingisugune sihuke toorus või nagu ma enne tõin välja, et see nagu võrdlusmomentide nagu see õhukapagas. Et võib-olla ei ole näinud kõiki tolle materjali mingisuguseid tõlgendusi eri lavadel läbi kümnendite. Et siis on sihuke värskem pilk ja siis saab keegi kogemusega oponeerida. Just, et asi on ka selles, et meil on ikka väga häid näitlejaid. Eesti näitlejate kool või kogu see tase on minu eest tõesti Euroopa tipptasemel. Väga häid näitlejaid on ja palju. Ja siis tekibki see juhtum, et kui noor inimene tuleb teatrisse ja näeb nüüd, issand jumal, ma ei taha nimesid nimetada, jumal, kui hästi ta mängib, annavad talle preemia. Aga mina võin öelda, ta mängib seda niimoodi juba 30 aastat, selles ei ole mitte midagi uudset, mis ta tegi praegu loal teeb. Nojah, et ja kui palju peabki olema siis ütleme selles nende näitlejatööde hindamisel, kui palju saab või peab arvestama selle näitleja siis ikkagi ka varasemaid rolle, et ühelt poolt just me rääkisime sellest, et minna teatrisse sellise puhta lehena ja värske pilguga, aga teisalt kui palju ütleme selleks, et näiteks saada nomineeritud oma rolli eest, on vaja kuidagi üllatada, näidata mingit uut tahku endas. No aga näitleja alati peab, kui ta lavale läheb püüdma näidata uut tahku ja üllatada, paraku on ju see niimoodi. No kui ma 20 aastat Soomes olin ja siis Eesti näitlejat nägin tihtipeale Tampere teatrisuve külalisetendustel ja ma mäletan, ma siis ka imestasin, et need on ikka nii palju paremad näitlejad kui Soome näitlejad, kuigi ma pean tunnistama, et eelmisel hooajal ma jõudsin ka Soomes väga vähemalt 6-7 korda teatrisse ja näen, et seal on tegelikult asi ka arenenud. No, et see on rohkem kui ärategemine, et kõik me tunnistame ära, et kas keegi annab endast lava peal kõik on või ta lihtsalt tuli tööle. Soomes on seda isegi rohkem näha, et ma olen tööl siin ja mul on täna etendus. Aga ma ise tahtsin öelda, et ma jõudsin ka üle 20 aasta eelmisel aastal 5 korda Riiga ja seoses sellega nägin draamaetendusi ja ooperietendusi, mis nagu ma vaatasin nüüd uuesti nagu mõned asjad teise silmaga et kõik on kuskil juba tehtud, eks ju, et see, mis meie jaoks on nüüd siin suur see tööver selgub, et ongi tegelikult mingisuguse suure see töövri väike virvendus siin meil aga meie jaoks on see ennenägematu. Et selles suhtes ma arvan, et žürii liikmed peavad ja rohkem vaatama ka seda, mida nad, et mis nagu mujal toimub et olla siis mu viimane etendus, mida ma nägin Tartus, kui ma avastasin, et noor naisnäitleja, kes julgeb olla nii inetu, nii kole, teha sellise rolli ja kui ma tean, et tema kursusõed Tallinnas tegelevad ainult ilus olemisega et siin on nagu nii et neid toredaid üllatusi ikkagi tuleb ja seda, mis ennem räägiti just sellest, et kas me oleme teda sellisena näinud ja vot ma ei saa selle inimese nime nüüd siin nimetada, ta ei ole nomineeritud ka, aga mul tekkis nagu tagantjärgi tunne, et ta on peaaegu mu üks lemmik sellel hooajal. Aga kas te tahaksite tuua välja võib-olla ikkagi mõne, seda nominatsioonide nimekirja on võimalik kõigil näha ja me oleme näinud, aga kas te tahaksite ikkagi tuua mõne särava rolli, mõne särava näitleja kuidagi eelmisele aastale tagasi vaadates välja? Ma kõigepealt tahan ühte asja öelda, mis puutub säravasse. Kui me nomineerisime 23, me võtsime 22 ütleme, Ingomar sai lavasta, 22 näitlejatööd me nomineerisime, eks. See on siis, kui me võtame, et neist 126, ütleme, vähemalt 5, keskmiselt 4-5 rolli on ikka keskmiselt lavastuses. See on neid kuskil 500-600 vahel. Neid rolle, mida me siis ära vaatasime, siis ma võin öelda seda, et me nomineerisime ainult 4,4% neist rollidest, mida Eestis lavas üle käis ja nüüd lõpuks see kullast kuld 1% saavad laureaatideks. Nii et ma lihtsalt natuke oponeerin, et nende nominentide hulgas on ikka kõik säravad, me vist ikka seda teinud, et sinna oleks sattunud mitte särav, aga muidugi see on isikliku maitse küsimus. Aga kui palju see on siis tõesti, kui te ütleme hääletate seal, kui palju te juhindute lihtsalt enda isiklikust maitsest või kas te kuidagi tunnete, et te peaksite esindama
mingit laiemat vaadet või ikkagi te lähtute enda žürii töös isiklikust maitsest? Statistiliselt ma vaatasin ise, et need, kes said nominatsiooni, et ühes pooles oli minu poolt välja pakutud inimesi 2 ja teiselt poolt 3 on ju, et tegelikult meie maitsed on tegelikult ikkagi väga laiapõhjalised, eks ju, et eks ma pean nüüd hääletades oma arvamust muutma, eks ju, nende kasuks, kes sinna siis lõpulisele aga ma arvan, et me oleme siiski objektiivsed, on inimesi, kellega me oleme koos töötanud ja aga ma pean ise enda poolt ütlema, et ma ei esitanud ühtegi nendest inimestest kandidaadiks, kellega ma olen koos töötanud. Need ettepanekud tulid väljapoolt ja nii on ka teiste kandidaatidega, et me oleme suhteliselt objektiivsed. Aga no kuna meil vastavalt statuudile see, kes nominendiks sai ja kes nüüd laureaadiks saab, peab saama 4 häält 7, no vähemalt 4 häält 7, siis kui me hääletasime nüüd ka neid nominente, siis no praktiliselt igas kategoorias oli selge, see juhtus nii, et kuskil 2-3 said kohe 6-7 häält. Ja siis need veel 2-3 siis üle, et seal olid siis nüüd 2-4, siis me arutasime ja tegime ümber hääletuse mitu korda. Aga no ühesõnaga see minu jaoks see maitset erinevus ei olnud, et ma peaks sellest rääkima, minu arust imelikult lausa ühtne. Ja seal mõne kandidaadiga tekkis küll rohkem sellist väitlust, et kui ma näiteks vaatasin meie seda algset pikemat nimekirja, siis ma olin üsna veendunud, et ma tean umbes, mis sealt lõpuks välja koorub. Aga üllataval kombel ikkagi ka enda mingisuguseid lemmikuid sai ikkagi võideldud välja ja mingisuguseid võib-olla populaarsemaid või ennustatavamaid valikuid sai nagu nii-öelda välja puksitud. Ja oli ka paar rolli, mille mitte siis nomineerituse pärast ma siiamaani on natuke nagu õnnetu, aga see ongi selline nii-öelda mänguilu, et ses mõttes ma ise ei tihka küll öelda, et võib-olla et see, mis nüüd lõpus sealt nagu nende 5 hulka sai, et see on nagu nii-öelda kullast kuld, et kindlasti on ka väga-väga kõvasid rolle, mis lihtsalt ei mahtunud sisse. Loomulikult ja keegi meist ilmselt ei saanud pingot, et oma 5 oleks sinna pääsenud, see on täiesti selge. Aga samal ma ütlen teise asja, et näiteks seekord nende 22 puhul ma ei häbene, et see on nagu, ei tea miks, aga miks ma niisuguse sõna üldse ütlen, sest lugedes viimastel aastatel neid, kes seal on olnud, need, kes segi laureaatideks on. Mul küll on tekkinud tunne, et issand jumal, mis nad nüüd tegid ja milleks tema seal on. Seekord mul seda tunnet ei ole. No jah, eks see vist olegi žürii töös esmane, et vähemalt olla nagu tugevalt nende valikute taga. Et teiste eest ju kõneleda ei saa ja mingil määral see on ikkagi maitse asi, aga et vähemalt enda töö taga nagu julgelt seista. Kõrvaltvaataja pilk võibki natuke nagu ilkuda teatrižüriide üle, et nemad justkui siis nagu esindavad seda mingisugust ma ei tea, mis autoriteeti, et justkui ütlevadki ette, et see on see õige teater või see on see hea teater nüüd, aga see on lõppeks nii subjektiivne, et igal aastal tegelikult see tulemus on ju žürii enda nägu ja sõltub žürii enda eelistustest, vaatamiskogemustest, ma ei tea, etenduse, ma ei tea, parajasest kvaliteedist, ma ei tea, bussisõidu kvaliteedist teel sinna, et seal on Aga teate, siin on ka ikka mingi seaduspärasus, tähendab, et kui nüüd vaatame kogu seda tabelit ja meie ei esitanud neid ei määranud lavastuste nominente ja kunstnike tööde nominente, tulemus on üsna hämmastav, sellepärast, et nende 5 etenduse hulgas võtame või 4, võtame nüüd selle etenduskunstis sinna sattunud ära inimese anatoomia, kus ju näitlejatööd ei saagi eriti hinnata või see on teine juhtum. Nende 4 nii-öelda draamalavastuse hulgast on ikka kõik saanud väga palju näiteks see sama Rahamaa, kes sai lõpuks 11 nominatsiooni, seal on meilt sai ta 5, aga seal on ka need tehnilise töötajate dramaturg ja muusika, 11 see on minu meelest täielik rekord. Aga teised 2, tähendab siin see sama Üks helevalge tuvi sai 5 nominatsiooni, Päevaraamat 5 ja Leviatan 4. Tähendab, see näitab siiski seda, et ja nende
lisanominatsioonid andjateks oli hoopis teised žüriid ühelt poolt ja teiselt poolt ikkagi ka seda, et kui on lavastus tugev, siis pääsevad ka näitletööd mõjule. See juhtum, meil on ka nimekirjas asju, kus on, ütleme, lavastus ei ole olnud tugev või nii tugev, et jõuda sinna kõige kõrgemasse, aga näitlejad teeb väga tubli töö. Aga üldjuhul siiski, ja see on aastates minu praktikas ka olnud, et hea näitlejatöö pääseb, eriti mõjule, kui on tugev ja ühtne lavastus. See võib-olla juba natukene ka vastas võib-olla minu sellele küsimusele, kui nüüd minna natukene laiemaks selle vaatega, et mitte ainult enam see teie praktiline žüriitöö ja mitte ainult 24. aasta, vaid üleüldisemalt siis võib-olla teatri auhindamine kui selline ja kas see käib kuidagi ajaga kaasas, aga mulle tundub, et siit Jaagu vastusest juba tuli see, et kui me näiteks 20 või 50 aasta pärast vaatame tagasi nendele 24. aasta nominatsioonidele, et kas see on selline, kas selle põhjal saab teha mingi ülevaate sellest teatri aastast? Jah, aga ma ütlen, et ma olen täitsa Johannaga nõus, et kui me leidsime 5, siis kuskil 7-8 oleks olnud parem. Siis oleks ta rohkem seda aastat käsitleb. 6. kuni 8. ja 9. on tuline kahju ja häbi isegi, aga nii ta oli. Alati seal on ju mingid need piirid ees. Aga kas teile tundub, et need auhinnad kui sellised, et auhinnad ju alati kuidagi natukene panevad mingitesse kastidesse. Võib-olla ka seda alati, mis kastidesse ei mahu. Näiteks see Leviatan juba oli siin ühe näitena. Et kas teile tundub, et need auhinnad esindavad seda meie praegust teatripilti nagu tervikuna? Kõikides oma žanrites, stiilides, lähenemisviisides? Ma arvan, et küllalt hästi selles suhtes, et loomulikult see tekk on nii kirju, on ju, et kui me otsime õisi ja leiame ainult lehti, on ju, või vastupidi, aga ma arvan küll, et need suuremad ja tähtsamad asjad, mis on aasta jooksul toimunud, need on väga ilusti saanud seal ka kajastatud. Ma ütleks ühe erandi võib-olla tähendab, mis ei käi meie žürii kohta. Aga see on olnud aastate pikku ka, aga tõesti see on nüüd naabrite kritiseerimine või. Tähendab minu see, seal on niisugune auhind, nagu mis ta kirjas on, meil ooperi või kuidas ta muusikale või? Muusikateatri auhind, eraldi on ballett, aga selle muusikateatri auhinna sisse peaks käima siis ooperi ja muusikal, eks? Teoreetiliselt, sest ballett on muusikaauhind, jah. Ja mind nüüd hämmastas, et seal ei olnud Kinkipuutsi, mis on Vanemise muusikal minu meelest möödunud aasta üks kihvtimaid lavastusi. Ja mul on tunne ja seda on ka enne räägitud, et see muusikažürii eriti muusikale ei vaata, et on ikka see ooperikunsti žürii. Aga ma tean, et nad käisid seda vaata. No jah, aga nende maitse on natuke siis vist teine või ma ei. Aga mind lihtsalt see lavastus väga meeldis. Aga kuidas äkki teate rääkida, kuidas see oli siis, kui oli 2000-ndate alguses see Linnahalli see muusikali periood, kus hästi palju tuli järjest? Kas siis nad olid ka ooperiga samas žanris? No mingid muusikali ega operetti auhinda pole kunagi olnud. Okay. Nii et nad pidid seal olema, sest sõnalavastused nad ju ei olnud. Ja täna vastal ongi see, mis nüüd Ugalas välja tuli, see samane Uus tüdruk. See on täiesti kahe vahel, kas ta siis kumbas seda läheb. Uus tüdruk on praegu Sõnateatri meie seal valikus just. Aga kindlasti mul oli ettepanek saata ta ühisžüriile. Aga tegelikult peaks teda vaatama ka muusikažürii. Jah, jällegi, ja ma ei ütleks, et ta nii rangelt nüüd Sõnateater on. Ei ole. No. Jah. Aga sellest muusikaauhindades tegelikult on olemas Natali May auhind, kunstniku auhind, mis siis kas on nüüd 4-aastase intervalliga või vaatab just neid suurvorme kujunduse koha pealt küll, jah, aga ma olen Jaaguga nõus, et ma ise olen ka teinud Vanemuises 2 muusikali ja need täiesti tähelepanuta sellel ajal, kui me neid tegime. Ja see on palju raskem žanr tegelikult. Aga jah, teatriauhindadel selles mõttes on teatri ajalooline talletamisfunktsioon, et ikkagi sealt mingisugune tendents koorub välja. Õnneks me ei ole seal üksi, meil on ka
näiteks need aastalõpu ankeedid, meil on üldine teatrikriitika, et ma lihtsalt loodan, et näiteks möödunud aasta teatri, ma ei tea, suundasid või üldist teatripilti ei vaadataks ainult selle järgi, et mis võib-olla olid kõige meediamenukamad. Et kindlasti mingisugused suurlavastused saavad kõige rohkem tähelepanu, aga ja nad olid ka suuresti väga, väga hästi tehtud, kas või nagu Rahamaa näitel. Aga meil oli ka väga palju sellised kas pisitruppide või väiksemate teatrite tehtud lavastusi, kus tõesti ka joonistasid välja väga tugevad rollid, väga, väga tugev materjal, lavastajatöö ja kunstnikutöö, et lihtsalt, et ei jääks kõlama see, et näiteks ma ei tea, et räägitakse, et meil on praegu, ma ei tea, Draamateatri kõrgperiood, et kõigepealt oli Macbethi aasta ja nüüd on Rahamaa aasta, et ei ole see, et on, ma ei tea, suur trupp või suur saal, et siis automaatselt ka need mingid nominatsioonid või auhinnad tulevad, et ei pruugi. Aga lihtsalt hetkel on niimoodi järjest läinud. Ma tahaks siia kohe meie kiituseks öelda meie žürii, et meil on nominentide hulgas 2 tööd. Üks on Kristo Viidingu Hullumeelse päevik, monotükk, mida Tallinnas mängiti ainult 1 kord pooltühjas Kleeni teatris Nõmmel. Ja teine on Triinu Meriste lepingu roll, mida on mängitud ainult siin Koplis, tähendab seal Põhjala selles improteatri ruumides, nii et me oleme ikka väga sügavale jõudnud oma pilguga, mitte Draamateatrit vaadanud. Hullumeelse päevik oli tõesti ka väga, väga tugev. Ma loodan, et seda äkki nüüd tänu nominatsioonile kuskil veel saab mängida. Ja. Aga selle tähelepanu sellega seoses, mis nagu jõuab tähelepanu alla ja mis jääb välja. Viimastel aastatel on jälle kuidagi tõstatatud seda teemat, et kas naisi märgatakse vähem auhindamisel ja nomineerimisel. Muidugi nagu teie auhindadest lähtuvalt, teil on eraldi mees ja naispeaosa, mees ja naiskõrvalosa. Samas on ju lavastaja auhinnal, seda on toodud välja, et kuidagi see on väga meestekeskne mitu aastat olnud. Et kas kuidagi see nais- ja meestegija teema on üldse teie jaoks kuidagi oluline? Kas sellele tuleks tähelepanu pöörata või? Mis daam ütleb, et me ei hakkaks rääkima. No minu jaoks kindlasti on see väga oluline. On alati olnud. Ja ma selle aasta jooksul ka väga palju sain võimalusi ikkagi mõtestada enda seda vaataja positsiooni, et mis perspektiiv mul on. Kas kriitikuna, et mis nurga alt ma kirjutan, kes on see nii-öelda kriitiku mina, kellena ma kirjutan, siis tavapubliku liige, žürii liige, et seal on hästi palju erinevaid kihistusi ja neid nii-öelda rollimütse, mis ma saan pähe endale panna ja millest sõltuvalt ma saan nähtud kas hinnata või nähtust kirjutada. Aga jah, ma just kuidagi ka siis, kui me tegime seda sama longlisti, väga palju pidin mõtlema, et mille põhjal ma näiteks hindan mingisugust tugevat rollisooritust ja et kas mul on seal mingisugused, ma ei tea, eelarvamused või mingisugused soodumused hinnata hea näitleja töö all ühtsugust ma ei tea, näitlemist või mida üldse tähendab ma ei tea, hea näitlemine, et kas need on lihtsalt tõukudes sellest hiljutisest esseekonkursi võitmisest, et mida tähendab kirjutada nagu noor naine või kirjutada nagu keskealine mees, et samamoodi, kas meil on olemas mingisugune, ma ei tea, naisnäitleja rolliportree loomise võimalus või et kui me näiteks anname naiskõrvalosa nominatsiooni, siis kas seal on võib-olla mingisugused kindlad tunnused, mis meie jaoks tähendavad head näitlemist või tugevat rolli. Et need on asjad, millele ma olen pidanud palju mõtlema, aga kindlalt konkreetset vastust veel ei oska tuua. Ma vaatan nüüd seda nominentide tabelit, kunstnikutest on ju 5 nominendist 4 naised. Ja seal kunstnikus oli tõesti 4 naised. Lavastajate puhul on pool, Mari-Liis Lill ja Põldmaa, aga vabandust, lavastajate seas on ka nii suur ülekaal mees lavastajatel.
Need 3-4 laislavastajat me saame kõik peast ära öelda, aga siin lavastaja puhul teha nüüd mingit soolisega voote või teha siin mingit alla- või üleandmist ei ole vaja, sest tihtipeale on ka nii ütleme Kertu Moppel või Laura Jaanholz teinud niisugune lavastusi, mis siia viie hulka oleks pääsenud, nii et siin ei ole, mina siin praegu küll ei näe, et meie midagi oleksime või vähemalt selles sfääris, milles meie tegutseme, vaadanud halvasti või et oleks üldse see küsimus aktuaalne. Minu perspektiivist kindlasti üks aasta tugevamaid lavastusi, mida ma kõigile alati ka väga-väga soovitan, on Marta-Liida Jakovski Lõpp Vanemuises, mille dramaturg on ka meie žüriikaaslane Piret Jaaks. Et see on ülimalt tugev lavastajatöö, ülimalt tugev lavastustervik, sealt on ka mitu rollinominatsiooni tulnud. 2, mis on päris kihvt, 2 rollinominatsiooni. 2 mitu. Ei mitu ja ma ütlen positiivselt. Et seal ikkagi seal ma ei tea, mis otsustusprotsess seal lavastaja auhinna määramisel käib, sest sinna tagatubadesse me ei pääsenud. Aga ma hea meelega kas kuulaks või vaataks või loeks neid diskussioone, ma arvan, et need on väga olulised. Just eile Tartus teatriteaduse üliõpilaste loož tegi eraldi ürituse Naised teatris, kus selle üle arutleti, ma arvan, et need on väga väärt diskussioonid. Seda me omavahel ka diskuteerida, kuna minu meelest lõpus oli lavastuslikult üsna mitu mitte väga head nõksu sees, aga see on juba teine diskussioon. Aga veidi võib-olla veel selle auhindade nagu kategoriseerimise teema juurde sealt teie vaatepunktist ehk siis näitlejatööd. Ma olen kuulnud, et on olnud arutelusid ka selle üle, et kas eristada neid peaosa täitmisi ja kõrvalosa täitmisi või äkki anda lihtsalt, ma ei tea, 4 näitleja auhinda kui sellist. Et kuidas see teie siin ma lihtsalt pean ajalugu selgitama, see on pidevalt see probleem on olnud üleval, esiteks. Teiseks on selle vastu alati olnud näitlejate liit kui loomeliit. Tähendab öeldes, et siis need kõrvalosad jäävad paratamatult üldse tähelepanu alt välja, jäävad kui nomineerimata, sest peaosa maht on ikka hoopis suurem. Teine probleem tekib muidugi sellest, et reas lavastustes on väga raske määrata, kes on mis. See on tegelikult sisuline probleem ja siin peab žürii lihtsalt ise ausalt otsustama. Ja kolmas on see, et varasematel aastatel, eelmine aasta on pandud kokku peaosa ja kõrvalosa. Näiteks kui me teame, et näitlejal on väga hea peaosa ja ta on teinud ka kõrvalosa või vastupidi, siis pannakse kokku ja see teatriliidu juhatuses ka meie lugupeetud esimehe poolt, Raudsepp poolt see väga terava kriitika, et nii või andke siis 2, see ei ole keelatud anda nii peaosa kui kõrvalosast samale näitlejale preemia, aga ärge pange need kokku, see teeb asja veel rohkem segaseks. Ja minu meelest meie sel aastal saime hakkama. Ainuke, mis siin on küsimus, mis tekitab küsimuse, miks nimi osa Draamateatri lavastuses Eisenstein on meil kõrvalosa all, aga me võtame paberi ette, mida Draamateatri ise esitas, siis ise Draamateatri esitas ta kõrvalosana. Ja see oli üllatav minu nagu esmakordse kogemuse põhjal, et see nimekiri, mis teatrid ise saadavad enda sellistest ettepanekutest, see ei pruugi üldse kattuda sellega, mis lõpuks meie žürii teeb. Et esiteks sisuliselt, aga ka see et mis on peaosa, mis on kõrvalosa, et seal võib olla kindlasti ka sellist mõlemapoolset strateegiat natukene mängus. Aga kui palju te vaatate ja arvestate neid teatrite endi pakkumisi? Selleks hetkeks vähemalt minul, ma ei tea, kuidas teil oli ikkagi seisukoht juba piisavalt välja joonistunud, et see pigem oli lihtsalt selline huvitav lisaperspektiiv, aga otseselt see nagu kallutama ei hakanud mind. Täna aastal see asi nii hull ei olnud, ka ma mäletan minevikust, siis ikkagi žüriidel on olnud see tihti naerukoht, mis teatrid esitavad, sest me näeme, teatriromaan, kuidas siis peanäituja tööd mitte esitada ja nii edasi ja nii edasi. Aga täna aastal ei, nad on küll erinevad meie need, aga seal minu midagi katastroofilist ei olnud võrreldes nii või teist poole. Võib-olla meie aeg on üsna kiirelt siin lennanud, nii et vaikselt hakates otsi kokku tõmbama. Mida te ootate uuelt teatriaastalt?
kui oli siin juttu sellest, et nii palju on ju nähtud ja vahel tekib küllastumus ja kindlasti on ju mingid vormid, mingid teemad, mida te tunnete, et võiks võib-olla enam kajastada või mida te sooviksite ja ootaksite teatrist enam. Muide, ma ütlen ära ka selle teatrit, tähendab, iga teater annab välja oma ka ju selle aasta preemia. Aasta lõpul seal pidudel annavad välja ja ilmselt erinevad teatrid teevad seda, kes on need valijad, see on ilmselt erinev, kus on need kunstnile kollektiiv, kus on kogu personal, kus on seda, kas seisab fajees, kus tehakse selle õhtul ja see on kummalisi tulemusi ja ütleme, kui me tänav aastal vaatame, mis mul lihtsalt meenub siit kohe, et näiteks Novocento sai Linnateatris parima preemia. Vanemuses praktiliselt kõik, suur osa neist kollektiivi preemiatest läksid selle lõppmängule, päevaraamatule, mis on ka meie hinnangute reas. Ugalas näiteks, siin meil parema meesosatäitja Rait Õunapuu ei märgitud üldse ära kolleegi preemiate hulgas ja see on näiteks Ugala puhul mul aastaid olnud, et ma näiteks kunagi, ma olen 12 aastat seal töötanud, ma ei ole ühelgi aastal hästi aru saanud, mille alusel Ugala kollektiiv hindab oma enda töid, aga see on vahemärkus. Aga ikkagi uuelt teatriaastalt, mida ootate? Mul tuli selline võrdlus meelde, et ükskord ma töötasin ühe vene lavastajaga Vaasas on ja tema ütles, et aga kus mina võin teada, kas tuleb poiss või tüdruk on ja üleüldse, et mis ahistus see on, et esietenduse päev on kindlaks määratud. Aga vaat see ongi see, et ma tahangi seda, et me ei tea, kas tuleb poiss või tüdruk on ju, vaid me oleme nagu, et see üllatab meid endeid on ju, see tähendab seda, et ma mingite ootustega lähen ja saan sealt hoopis midagi muud. Loomulikult suvi on alati pakkunud selliste erinevate teatrite näitlejatel sellist koostööd, mis on minu jaoks alati olnud väga huvitav näha neid inimesi, kes tavaliselt igapäevaselt aasta sees kokku ei saa ja võib-olla need ongi kõige ootust andvavad või oodatavamad asjad. Aga samas ka, kui mõnes suure teatri näitlejad, kes minu jaoks on nimekirjas Härra, teile on kiri, on ju, mängivad väga hästi ühes väga heas lavastuses, on ju, et see on samamoodi nagu vau. Mul on selline vau olnud näiteks Helsingi Linnateatris, kus ma läksin eelarvamusega vaatama Ivanovit, et mis sellest tuleb, on ju, ja tead, see on üks parimaid etendusi, mida ma Helsingi Linnateatris olen näinud, on ju, sest seal absoluutselt kõik oskasid mängida, kõik Härra, teile kiri näitlejad mängisid väga hästi. Et see on see, et pigem nagu eelarvamusi tagasi hoida ja anda võimalus just selleks üllatuseks, et vaat missugune poiss või vast missugune tüdruk või lausa kaksikud, selle loo ajal olid kaksikud. No olles kõige sellega nõus, ma muidugi õudusega ootan ka eelolevat suve. Sest et lõppenud suvel, tähendab sellest 126-40 umbes olid suvelavastused. Aga siin on spetsiifika selles, esiteks tuleb sõita Vassaliinast kuni Hiiumaani, eks, selle 3 kuu jooksul. Teiseks, paljud neist on lühikesel perioodil, kas nädal või 10 päeva. Kolmandaks, neid takkajärgi enam ei näe. No praegu neid talvelavastusi me vaadateski praktiliselt aasta ringi. Siin tekivad väga erinevad võimalused, kõik ei suuda ära vaadata. Nii et on räägitud, võiks olla eraldi suvelavastuste preemia, aga see on lootusetus. Teine žürii tehagi suvel kappab mööda Eestit. Aga siiski näiteks täna aastal on suvelavastus siiski mõned sattunud ka nominentide hulka, aga see on muidugi tohutu raske töö žüriile. Teil on siis selline pikk suvine ühisreis, ma saan aru. Ei, seekord kõik sõitsid oma autodega ringi. Paar sellist ühissõitu ikkagi oli bussiga. Jah, neid peaks rohkem olema. Aga see koormus on muidugi väga suur. Sellepärast on ka iga aastal üha raskem leida neid inimesi, kes on nõus žüriis olema, sest inimene planeerib oma aastat pisut teisiti kui Eesti teater. Ja juba praegu on mingisugused suvelavastused teada. Päris õudne vahepeal vaadata seda graafikut ja mõelda, et ma nüüd pean teadma eos juba, et mis on minu juuli graafik. Ja need sigib kogu aeg juurde, möödunud aasta augustis tuli veel juurde, mida me ei teadnud mais ega juunis oodatagi. Aga ka mina nagu Karmo tahaks sel aastal võimalikult palju üllatuda, et ei oleks seda, et ma vaatan seda tabelikest, mis meil ka sel aastal on ja et ma oskaks juba eos niimoodi määrata, et okei, ilmselt sealt tuleb midagi, et oleks võimalikult vähe sellist juba varakult millegi teatrisündmuseks nii-öelda haipimist. Et ma saaks võimalikult palju ikkagi pärast etendust olla
üllatunud, vaid ma saaksin ümber mõelda või kuidagi üle kirjutada oma mingisuguseid seniseid hoiakuid. Seda tahaks. Ja võib-olla täitsa lõpetuseks ma küsiksin, et kui võib-olla mõni siis näiteks näitleja kuulab meid praegu, et mis on siis ideaalse kuidagi rolli saladus või mida tuleb teha, et saada Theodori silm? No ma siin ütlesin, aga vaielda, minu meelest ikkagi olema teistsugune, kui tavaliselt. See peab, lihtsalt ajaloost meelum, ütleme Eva Termokola, Ants Eskola või Arne Üksküla, kes tegelikult tegid enda pealt. Eskola isegi mitte, aga Üksküla ja Ermaküla küll tegid enda pealt, aga see oli juba see isiklik sarm ja see meisterlikkus ja see oli nii suur, et ta mingi väga väikse detailiga tegi teise kuju, aga ta tegi ikkagi teise kuju. Ja minu jaoks on see nipp, mida mina vaatan. Minu poolest võib see lavaline sarm või isiklik sarm täitsa olla ka, aga just see selline kohalolu või tõesti selles mõttes, et nagu ma enne justkui kirjeldasin seda nii-öelda keskmist noort vaatajat, et see mingisugune küünilisus või kergelt irooniline poos reeglina mulle ikkagi ka näiteks meeldib isiklikult, aga samas ka selline tõeline nagu sügavuti minev siirus, nagu näiteks oli lõpus. Et selle kogu trupi ma võin välja tuua isiklikult, kui et see on nagu tõesti hea sõnateatri näitleja töö. Et siuke materjali läbi töötamine, taustatöö, et sa näed, et see inimene ei ole läinud puusalt tulistama. Ma kordan ennast, aga võib-olla tõesti see, et ma näeksin laval kedagi, keda ma ei tunne isegi ära, et see on tema ja teeb midagi nii ägedat, et alati on nagu maailmas Meryl Streepi näitel on ju, kes julgeb kõikides filmides olla täiesti muutunud välimusega ja ei mängi Meryl Streepi nagu igas etenduses, et see on see, mida ma ootan, et kuigi ma ootan lemmiknäitlejat laval, eks ju, aga ma ootan ikkagi uute trikkidega. Ma toon siin lõpetuseks konkreetse näite siis ja ka vabandades näitlejad, mis minul vabandada on. Just see, mis sina rääkisid, tähendab, minu üks suuremad üllatusi oli sel aastal ja mul on väga kahju, et ta nominendiks ei saanud. Kersti Heinla lavastuses Rahama. Kui ta ilmus seal selle taani keelt rääkida Salli Parukaga, mul oli tõesti 5 minutit tunne, et Eve Kivi on üles äratatud. Ja siis ma sain aru, ei, see on Heinla. See on niuke juhus. Aga igal juhul siis ma soovin teile uueks, mis on juba ju 2 kuud ikkagi kestnud, see nii-öelda uus teatriaasta. Soovin teile siis põnevaid elamusi, selliseid, mis annaksid ikka nagu seda lootust ja tahet järgmisel õhtul teatrisse minna ja toredaid üllatusi. Aitäh. Nii et aitäh, et tulite täna. Aitäh.